äras ja nüüd on see kohtumine siin ka Sportlandi algust ka huvi välismaalt, aga otsustas jääda Vaprusesse. Siin läheb Alamaa teravalt pall värava eest läbi, ei jõudnud sinna Kalmõkov. Ja siin viimastel aastatel väga ei meenugi, et ta oleks niimoodi tipuründaja kohal mänginud, peamiselt ikkagi ääre kohal. Situb kollane kaart Vladislav, aga keegi Vapruse mängijatest oli seal vahel. Nüüd käiakse kõrgelt Pajole peale ja Pajo läheb palliga oma värava suunas. Oi, mida nüüd Pajo teeb ja siin Nõmm ei saanud pallile pihta, aga Vapruse õnneks värav oli nende läheb Lepik sinna olukorda ja jääb hiljaks, saab kollase kaardi ka. Mark-Anders Lepik 28. minutil läheb, palub kohe vabandust ka. Nüüd siis Aaloel võimalik pallkaristusalasse viia ja siit mängu esimene korralik võimalus 35. minutil. Pajo 6-7 meetrilt pääseb. Senderdus ka ja sealt tuleb löök Floralt. Nüüd pääses Antonov peaga löögile, aga napilt posti kõrvalt mööda. Antonov nüüd saab 20 meetrilt palli, võib sealt ise ka löögile minna, aga ei ole ruumi ja nüüd lahtise palli virutab Alamaa värava suunas, aga selle ning ees Tristan Pajo ja Mark-Anders Lepik. Senjov paremalt äärelt läheb ise löögile ja meetri jagu esimesest postist mööda. Koosseisus olnud Kreida. Veel üks senderdus sinna tagumisse posti juurde ja siit hea võimalus, aga Sepik meetri pealt lööb palli värava. Kukk liigutab Flora nüüd palli ümber Vapruse mängijate. Alamaa läheb karistusalasse, aga ja lõpuks nurgalöögi saab. Ja ei tule ka siit midagi. Antonovil löögi koht läheb ka, aga meetri jagu ristnurgast üle. Sai proovida. Nüüd saab Sapinen liinide vahel palli uuesti paremale äärele Senjovile. Kukk on ka seal olemas, otsib Senjov uuesti Sapinen. Nüüd läheb vasakuga lööma ja Senjov 60. minutil Flora esimese ära. Ikkagi Sergei Senjov, kes muu. Aga Senjov nüüd ühe ära kasutas. Sapinen sai liinide vahel palli, seal oli ruumi. Leidis Senjovi, kellega siin õnnega pooleks Senjovile pall ette põrkas. No väravasöötusid keegi ei saa. Senjov mängib siin Henri väljaga seina ja paneb palli posti kõrvale. Senjovi esimene värav sel Põder. Senderdus ka sinna värav ette ja Virgo Vallik ei löö meetrilt ära. Virgo Vallik ei löö meetrit. Kolobovilt pall kasti Kaarese suunas. Antonovil löögi kohta. Väike konks. 2 meest petetud ja Antonov 73. minutil lööb teise. Enda teise selle loo ajal Flora särgis ja selle mängu teise ja läheb sinna fännide ette tähistama ka ja kas nüüd Flora seis siin 20 minutit enne mängu lõppu. See on juba päris hea turvavõrk. Oi, milline konks. 2 meest pettis Antonov selle konksuga ära ja seejärel täpne löök posti kõrvale, kuhu Nõmm ei ulatunud. Või kas on Vaprus ümber mänginud, kui väljakule tuli ja siit on juba varjund palliga karistusalas, kas mängib sealt ennast ka löögile, otsib veel Sapinen ja Sapinen lööb 3. 77. minutil Rauno Sapinen. Ja vaatame ka meie. Varjund ja Sapinen selle värava sepistasid. Varjund siit väravasöödu saab ja ei olnud Nõmmel mitte midagi teha, nii lähedalt tuli löök ja Eesti koondise tasemel ründaja sellist võimalust kasutamata ei jäta.
näitabki Läänet, värav ei loe ja siin keskjoone lähistel ikkagi Aeru vastu viga tehti kasuks. Nurgalöök mängiti ka lühikese sööduga lahti, nüüd läheb Antonovilt senderduskaristuse ja tuleb sealt löök ka, aga ja Varjund pääses peaga löögile, aga veidi väravast mööda. Nüüd on kõik, kohtumine on lõppenud FC Flora 2-0. Pärnu Vapruse kapten Magnus Villata 6. voor, 5. kaotus, ei õnnestunud täna ka punkti lisa saada. Mis sinu esimesed mõtted pärast seda kohtumist on? Minu mõtted 2-0. Essa poolegi, ma ei tea, tundus, proovisime rohkem maast mängida. Vahepeal toimis, vahepeal tulid mingid eksimused. Ja teine poolek nagu hakkasime rohkem sirgjoonelisemalt mängima ja löödi ära meile. Miks ta nii raskelt tuli? Miks peab treener ütlema, aga raskelt tuleb, aga olulised 3 punktit meil on praegu see kõige olulisem, et saaks võitu ja see enesekindlus tuleb tagasi ja kindlasti me teeme tööd iga päev ja ongi see. Ainult praegu see, mis me saame teha, töötada ja see kindlasti